Millal sina projektiga liitusid? No mina liitusin üsna alguses projektiga, et Karmo, kes oli hoonearhitekt, kutsus mind appi, siis kui tema alles oli paberile saanud omad asjad ja siis võtsin mina ka osa. Milliseid siseviimistlusmaterjale tellija eelistas ja millised olid muud lähtepunktid nende valimisel? Lähtepunktideks tegelikult esialgu oligi see hoone koos oma sellise puitstruktuuri ja karkassiga, et mis oli üsna huvitav ja ma arvan, et see tellija idee oli ka see tegelikult, et tema tahtis rahulikku, naturaalset, vaikset keskkonda endale, ei hakkaks võib-olla värvidele rõhuma, vaid pigem erinevad faktuurid ja sellised tunnetused, et võimalikult palju anda ruumi nendele jutustavatele vaadetele ja siis see siseruum võiks olla selline naturaalne, mõnus selline taust nii-öelda. Ja siis kõik need materjalid ka, et nad ei saanud olla nii libedad, läikivad ja säravad, kui võib-olla algselt oli plaan, et võiks kasutada ja siis ongi selles mõttes need naturaalsemad materjalid nii-öelda elavad samamoodi oma elu kaasa koos selle majaga ja tekivad praod ei torka esmapilgul kohe nii silma. Et näiteks trepi käigus sai kasutatud sellist korktapeeti, mis praktiliselt üldse pragusid välja ei näita ja trepp on teadupärast see koht, mis saab kõige rohkem vatti ja millest toimub kõige suurem liikumine nii-öelda, et sealt oli ka see materjali valik ja kivipõrand on väga hea hooldusvaba selles mõttes, et pererahvas ütles ka, et neile meeldib terrassile, tuppa, terrassile, lapsed, loomad, kes seal peal jooksevad, et oleks hea hooldada. Leidsime ühed keraamilised plaadid, mis olid vanade käsitöövõtete järgi siis tehtud ja nende plaatidega sai ka mõnusa struktuuri luua, et kuna ühes komplektis oli erineva mõõduga neid plaate, et siis ta jättis sellise elava ja naturaalse pinna. Kindlasti üks materjal oli ka leid, mis me suurte otsingu tulemustena leidsime, oli suitsutamm, mis oli tervet maja läbiv joon, et millest said kõik toonid nii-öelda algused ja sellest lähtuvalt siis sai ka siseuksed, kogu eritellimusmööbel, et see on siis materjal, mis annaks nagu aktsenti sellele heledale krohvi taustale. Ja hele krohvi taust jällegi tekkis sellest vajadusest, et üks asi on maja päevasel ajal, teine asi on ka õhtusel ajal, et kui loomulik päevavalgus juba ära on kadunud, siis tegelikult jääb ruumidesse väga palju tumedat aknapinda, mis päevasel ajal jälle vaadete nautimise jaoks on väga mugav, aga õhtusel ajal oleks just sellele tumedale aknapinnale hea kasutada mingit heledat kontrasti vastukaaluks. Millist rolli mängib hoones valguslahendus ja kuidas on see seotud ka veel kardinatega? Kuna värvidega me väga palju ei mänginud selles hoones nii-öelda, vaid pigem faktuuridega, siis kõik faktuurid enda loomuliku ilu väljatoomiseks vajavad valgust ja kõige parem tegelikult on selline suunatud valgus just nende faktuuride väljatoomiseks, et kui materjali lihtsalt üldiselt ära valgustada, siis nende ilu kaob, aga selline suundvalgus on väga hea just selle jaoks. Eluruumis võib-olla köidab pilku selline valgustikobar nii-öelda, et mis sealt laest nagu alla rippus, aga selle põhimõte oli lihtsalt see, et täita natukene ka seda suurt õhuruumi, et ei jääks see liiga tühjaks just õhtusel ajal nii-öelda. Et oleks mingi pilgupööd ja kui silmad ülespoole lae poole rändama lähevad. Kardinatega oli ka nii, et tegelikult neil on üsna hea, et neil keegi sisse ei piilu sealt ja selliseks varjamiseks seda kardinat vaja ei ole, aga teine asi on päike, et mis on selline tegelane, kes tahab ikka sisse piiluda ja siis selle jaoks oli selline mõte, et need kardinad võiks võimalikult neutraalsed olla, et ei oleks mingeid hunnikuid traperiisid, vaid ta saaks ka võimalikult väikseks kokku voltida, kui võimalik on, ja siis sinna tegelikult tekkisid sellised voldikkardinad. Milliseid materjale eelistasite vannitoas ja saunas? Ta peaks olema kergesti hooldatav, see oli üks lähtepunkt. Et tegime põrandad ja valamulauad marmorist, mis on tegelikult väga hea hooldada ja samas ta on ikkagi naturaalne, et jätab ka sellise hea sooja tunde. Selles majas tegelikult väga palju mööblit ei olegi ja siis kõik mööbel tegelikult, mis eritellimusel tellitud on, tegelikult maja enda küljest kinni ja sellist mööblit kauplusest lihtsalt leida ei ole võimalik. Ja samas oli ka see soov, et mööbli kolorit järgiks meie valitud põrandakoloriiti
ja ka siseuksed olid samas toonis, et siis oligi lihtsam juba võtta kõik uksed ja ka eritellimusmööbel ühest kohast, et saavutada see kliendile sobiv tulemus nii-öelda, et ja ka kujunduslikult kõige parem lahendus. Aga see mööbli puhul kasutasite samamoodi suitsutamme, ma saan aru? Mööbli puhul me läksime lihtsama vastupannuteed, et me lihtsalt peitsisime ta suitsutamme sarnaseks. Aga räägi meile sellest põnevast kaminast. Idee selles, et tegelikult see kolle võiks nagu läbi paista, et seda kamina tuld oleks võimalik ka mõlemalt poolt nautida nii-öelda söögilaua taga istudes ja ka elutoa pool istudes ja seda kolde nurka saab natuke muuta ka, et seda saab pöörata ümber oma telje, et seda tuld siis natuke liigutada täpselt sellesse asendisse, kuidas vaja on. Sinu tehtud on ka Nokia kontserdimaja kohvik. Millised siin sinu lemmikud lahendused on või mis on kõige paremini õnnestunud? Selle maja puhul kontserdimaja arhitekt John Craig kutsus mind appi ja lahendama seda keldriruumi teatrikülastajate kohvikuks ja ma ise arvasin, et suurem väljakutse tegelikult oli siin see, et siin ruumis ei olnud ühtegi akent ja siis tekkiski see mõte, et võiks siia valgust tuua, nii et inimene tunneks ennast hästi siin, kui ta siia teatritenduse vahel kohvi jooma tuleb. Ja ma arvan, et see kolonnaad õnnestus üsna hästi, et tegelikult see mõte oli ka selles, et ta järgiks seda vana Sakala keskuse samastikku, mis on ka fassaadil olemas tegelikult ja me asume täpselt selles ruumis, et nii, et siin pealmises ruumis on ka olemas reaalselt need sambad jätkuksid nii-öelda visuaalselt siia alla keldrikorrusele. Kolorit oli ka üsna etteaimatav, et oli võimalus kasutada teatud kindlaid värvitoone ja siis sellest sai ka lähtutud ja see oli ka üsna põnev tegelikult, et kui sellised raamid on ees ja siis sai luua siia niisuguse oma nii-öelda mustri, oma värvidega ka põrandale, et siin on ka seda kontserdimaja punast sees ja ka siin oled endale omaselt kasutanud efektseid valgustikobaraid, et räägi sellest meile. See oli selle hetke lemmik, kui Tom Dixon tuli välja oma piitvalgustitega nii-öelda, et need mulle tegelikult väga meeldisid ja mulle tundus, et need sobiks ka siia hästi, et meenutavad selliseid kasvunaid ja samas niisugust väikest sooja aktsenti oleks siia vaja, et see messingusära minu arust on niisugune just selline kontserdimaja.